Tere, head õpetajad ja head kolleegid! Mina olen Mare Kitsnik ja olen selle projekti ühe õppematerjali autor. Ja praegu tutvustan teile seda õppematerjali. Materjali nimi on Kirjuta mulle ja see on õpik uusimmigrant õpilastele kirjutamisoskuse arendamise toetamiseks. Ja mõeldud on ta keeletasemetele A1 ja A2. Ja siis eestikeelses koolis õppivatele 1.–3. kooliastme õpilastele. Nagu ma juba ütlesin, olen mina autor, aga mul oli ka väga meeldiv kaasautor, kunstnik Liina Panetajev ja tema osa selles õpikus, ma arvan, on vähemalt 50%. Kõigepealt siis paar sõna sellest veel lähemalt ikkagi, kellele õpik on mõeldud. Kui alguses projekti tingimustes oli kirjeldatud vajadust luua õppematerjal või eesti keele õpet toetav materjal 2. ja 3. kooliastme õpilastele, siis pärast, kui minu materjal valmis ja seda vaatasid mõned eksperdid, avaldasid nad arvamust, et sihtgruppi võiks laiendada. Sellepärast, et paljud ülesanded nende arvates sobisid ka 1. kooliastmele. Ja selle tõttu ongi siis minu materjali kaanele kirjutatud, et see sobib 1.–9. klassis õppivatele õpilastele. Ja mõeldud on ta eelkõige neile, kellel puuduvad eesti keele algteadmised. Et tõesti nendele inimestele, kes on alles Eestisse saabunud, eestikeelsesse kooli sattunud ja hakkavad seda keelt õppima päris nullist peale. Ja materjal on mõeldud eelkõige õpetaja juhendamisel töötamiseks. Seda siis sellepärast, et arvatavasti vähemalt praegu uusimmigrant õpilasi ei ole üldiselt nii palju, et nad õpivad koos suurtes rühmades. Võib-olla küll mõnikord see niimoodi juhtub, aga ilmselt on üsna tavaline, et õpilane on üksi ja peab siis iseseisvat materjaliga hakkama saama ja õpetaja annab talle ainult vahetevahel juhiseid. Selle tõttu püüdsin teha materjali, millega õpilane saaks suures osas ka ise töötada. Kahtlemata, kui on rohkem õpilasi korraga, on väga hea, kui nad õpivad koos ja siis saab ülesandeid teha ka aktiivsemaks ja omavahelist suhtlust nõudvamaks. Ma usun, et see on võimalik. Nii, mida siis väike raamatukene sisaldab? Siin on ta jagatud peatükkideks, teemade kaupa ja kokku sai neid peatükke 29. Ja igal peatükil on siis pealkiri, mis näitab seda teemat ja on mõnikord ka alapealkiri, mis näitab tekstitüüpi, millega tegeldakse. Et tegemist on siis kirjutamismaterjaliga. Ja need teemad on valitud siis kõigepealt A1 ja A2 keeletaseme kirjelduse järgi, siis Euroopa keeleõppe raamdokumendi nõuete alusel, et mida peavad selle taseme inimesed suutma kirjutada. Ja teiseks on arvestatud ka kooliõpilaste vajadusi. Püütud siis leida seda, mida tegelikult selles vanuses õpilased tõepoolest kirjutavad. Ja tutvustan natukene neid teemasid. Esimene teema on tähestik. Et selle kohta on juba esitatud ka küsimusi, et kas see ei ole mitte liiga primitiivne, et kas me hakkame näiteks 8. klassi õpilasele õpetama tähti. Aga eesmärk ei ole kahtlemata tähestiku kui sellise õpetamine, vaid eelkõige siiski tutvumine Eesti tähtede kirjapildiga. Arvestades seda, et uusimmigrant õpilased võivad sattuda siia ükskõik mis keeleruumist ja isegi kui nad suures osas, ma usun, on loomulikult tuttavad näiteks inglise keele kirjapildiga, siiski võiksid nad esimese ülesandena teha läbi selle, et kirjutada läbi Eesti tähed ükskord. Aga muidugi, kui õpetaja näeb, et selleks puudub vajadus, siis võib need ülesanded rahulikult vahele jätta. Et üldse tuleks kõikidesse ülesannetesse ja nende täitmisesse suhtuda loovalt. Siis järgmine teema on kalender, õpitakse kuude nimesid, õpitakse kuupäevi ja üldse jah, ma unustasin alguses ütlemata, et õpik on üles ehitatud siis niimoodi, et alguses õpitakse kirjutama tähti, seejärel üksiksõnu, seejärel lühikesi sidumata tekste, tähendab igasuguseid nimekirju või täitma klassipäevikut või
või kirjutama ostunimekirja ja edasi järgnevad siis juba lühikesed seotud tekstid, näiteks sõnumid, teated ja õpiku teises pooles on juba ka pikemad, natukene pikemad seotud tekstid. Nii, ja siis teemade juurde tagasi tulles on siis tähestik, kalender, neile järgnevad värvid, edasi õpitakse täitma ankeeti, kirjutama tunniplaani, õpitakse kooliasjade nimesid ja tegema nimekirja, ostunimekirja kooliasjade kohta. Õpitakse omavahel sõnumeid vahetama, et siin on siis mõeldud nagu telefonisõnumeid, aga neid võib võimaluse korral läbi mängida ka nii, et nad tõepoolest saadavad need sõnumeid omavahel telefoni teel, aga siia õpikusse saavad neid ka kirjutada. Siis on siin veel toiduainete ostunimekiri, mina ja minu pere, õpitakse lühidalt kirjutama endast ja pereliikmetest, õpitakse tegevusi omavahel jälle sõnumeid saates ja kokku leppides kohtumise aega ja kirjeldades, kus ma olen ja mida ma teen. Õpitakse menüüd, toite ja jooke, õpitakse tundma sõiduplaani ja jälle omavahel vahetama sõnumeid ja kokku leppima sõiduaega ja sõiduvahendit. Õpitakse kirjeldama oma tuba, rääkima ilmast ja riietest, kirjeldama oma päeva ja see on siis lahendatud niisuguses väikeses nagu interneti, mitte blogi, aga sellises lühiblogi vormis. Õpitakse kirjutama erinevaid kuulutusi, näiteks kadunud looma kohta või ostu-müügikuulutusi. Õpitakse kirjutama kutset sünnipäevale ja väikest kirja sõbrale, kus juhatatakse teed oma koju. Samuti kirjutatakse õnnitluskaarte, kirjutatakse oma elulugu, kirjeldatakse mõnda huvitavat reisi, kirjutatakse natukene oma koolist, siis õpitakse kirjutama ka kirja sõbrale haiguse korral, kui ma olen haigeks jäänud ja siis teatan sõbrale, et kooli ma ei tule ja küsin, mida te teete ja samuti sellisele kirjale vastama. Ja õpiku lõpupoole on siis veel sellised teemad, et kirjasõprade otsimine, kinokuulutused ja ankeedile vastamine lemmikfilmide kohta, seletuskirja kirjutamine hilinemise korral ja õpik lõpeb Eesti pidude ja pühadega ja kõige viimane ülesanne on oma lemmikutest kirjutamine. Nii, edasi nüüd ma räägiksin natukene peatüki ülesehitusest. Nagu ma ütlesin, on peatükke kokku 29 ja nad on üles ehitatud suhteliselt ühtemoodi. Iga peatükk algab uue sõnavara tutvustamisega. Et nagu ma juba ütlesin, kuna sihtrühm on selline, kes peaaegu mitte midagi ei tea eesti keeles, siis on neil kõigepealt vaja sõnu, muidu nad ei saa kirjutada. Ja et materjal on läbivalt eestikeelne, siis ei saa kasutada siin tõlget ja selle tõttu on püütud võimalikult palju sõnu esitleda koos piltidega, et siis pildid aitavad omandada uut sõnavara ja loodetavasti muudavad ka õppimise rõõmsamaks. Ja ma olengi väga tänulik sellele toredale kunstnikule, kes kõik minu mõtted kenasti piltideks vormistas. Et näiteks on siin üks tunniplaani juurde kuuluvad pisikesed pildid. Siin on peaaegu igal lehel on pilt ja kõik on 4 värvi trükis. Nii, siis kõigepealt on uue sõnavara tutvustamine ja edasi on siis tavaliselt õpitava tekstitüübi näide. Et ma arvan, et on natuke palju tahta õppijalt, et ta oskaks kohe ise mingit teksti luua. Eriti, kui ta peab seda tegema nii, et võib-olla õpetaja ei ole kogu aeg tema kõrval. Ja siis on talle väga suureks abiks, kui ta näeb analoogset teksti. Ja siis on selle tekstiga seotud ka väikesed harjutused, kus ta harjutab just samasuguseid tekste looma ja iga peatükk lõpeb juba oma vaba teksti loomisega, kus õppija saab rakendada oma loovust ja kirjutada teksti toetudes eeskujudele või ka täiesti sõltumatult. Ja selle viimase teksti ta peaks kirjutama mitte õpikusse, vaid siis juba eraldi paberile, et selleks ei ole õpikus ruumi jäetud. Muidu on tegemist õpiktöövihikuga, kus ülesanded täidetakse kõik õpikusse sisse.
nii, ja mida siis veel öelda õpikuga töötamise kohta? Et kui ka õppija töötab iseseisvalt, siis kindlasti on vajalik, et õpetaja aitaks tal kõigepealt aru saada tööjuhenditest, mis on ka eestikeelsed ja on püütud küll teha lihtsas eesti keeles, aga alguses ma arvan, et siiski võivad tekitada ka raskusi. Et õpetaja peaks kindlasti veenduma, et õppija saab aru, mida ta tegema peab ja seejärel võib õppija töötada ka iseseisvalt ja täita ülesandeid ja õpetaja siis ainult vajaduse korral juhendab ja abistab teda. Ja lõpuks, kui ta kirjutab selle oma vaba loova töö, siis seda peaks siis õpetaja ka kommenteerima ja vajaduse korral laskma ka ümber kirjutada, sest see on loomulik, et teksti kirjutatakse mitu korda. Kuid samas, nagu ma juba enne ütlesin, et kui õppijaid on rohkem, siis kindlasti on huvitavam, kui muuta ülesanded aktiivsemaks ja õppijad õpivad näiteks sõnu koos, siia saab juurde tuua ka rääkimisülesandeid sel juhul. Ja samuti näiteks sellised kirjavahetused, mida õpikus on päris mitmeid, on kindlasti huvitavamad, kui neid saab läbi mängida kahe õppija vahel. Aga samuti võib õpetaja ise olla tegelikult üheks suhtluspartneriks ja kirjutada õppijale sõnumeid, millele õppija siis vastab. Mida siis ma veel tahaksin öelda? Et kuidas suhtuda õppijate vigadesse? Kindlasti me peame arvestama, et see on võõrkeel. See on hoopis teine asi, kui eesti lapsed õpivad oma emakeelt. Et need on nüüd inimesed, kelle vajadused, kelle keelevajadused ja õpivajadused erinevad kindlasti eestlastest õpilaste omadest. Ja vead on loomulik, keeleõppe loomulik osa. Ilma vigadeta mitte keegi ei õpi võõrkeelt rääkima, nii et selle tõttu tuleks suhtuda vigadesse väga rahulikult. Ja see ei ole võimalik, et algusest peale kõik kirjutavad veatult ja see võib tunduda küll võib-olla mõnevõrra kummaline, kui oled harjunud õpetama eesti lapsi ja siis näed, missuguseid vigu teevad teised, et teevad selliseid vigu, mida eesti lapsed kunagi ei tee. Ja samas võib-olla mõne asja nad näiteks kirjutavad õigemini isegi kui eesti lapsed. Aga kõige tähtsam on jah, selline rahulikkus ja kahtlemata tuleb ka keelelisele korrektsusele tähelepanu suunata, aga arvestada seda, et õppijad õpivad väga palju lihtsalt eeskujude najal. Et nad ei pea kõiki reegleid selleks ära õppima, et õigesti keelt kasutada. Ja õpikus on ka natukene grammatika ülesandeid, aga need on siis ainult selleks, et kui selle tekstitüübi juures on neid grammatilisi vorme väga vaja, siis on antud mingi väike tabel või väike loetelu, kus tihti on need vormid olemas või õppija peab ka neid ise moodustama. Et see kindlasti aitab ka neid õpilasi, kellel on selline matemaatiline intelligentsustüüp. Aga kui te tunnete näiteks, et see on õppijale raske või tüütu, siis te võite ka selle vahele jätta. Nii, ja kindlasti siis ma arvan, et on oluline mitte lasta õppijatel tekkida tunnet, et eesti keel on raske. Et mõnikord on nii, et meie eestlastena ise hakkame rääkima, et meie keel on erakordselt keeruline ja siin on väga palju erandeid ja väga palju käändeid, aga tegelikult see käänete hulk ei ole keeruline eesti keele kui võõrkeele õppijale tavaliselt. Ja ma arvan, et lapsed eriti, nad lihtsalt võtavad keelt vastu kui niimoodi, nagu õpetaja seda esitab. Ja kui keegi ei ütle neile, et see on raske, siis nad ei tunne, et see on raske. Kõige tähtsam on, et õppimine oleks neile tore ja rõõmus ja siis nad omandavad selle keele ka. Ja lõpetuseks ma tahan öelda, et see õpik on ainult üks väike osa paljudest õppematerjalidest, mis on loodud eesti keele kui teise keele õppijate jaoks. Ja ka käesolevas projektis on loodud veel 5 materjali ja soovitan kindlasti kasutada siis kõiki selle projekti materjale. Ja samuti otsida erinevaid sobivaid lisamaterjale ka mujalt ja keelekeskkonnast kindlasti ka. Ja lõpetuseks ma tahan tänada kõiki, kes aitasid seda projekti korraldada ja kõiki oma kaastöötajaid, kes aitasid mul selle projekti lõpuni viia. Ja soovin teile edukat materjali kasutamist ja kui teil on küsimusi ja kommentaare, siis võite mulle kirjutada aadressil marekitsnik@gmail.com. Aitäh!